No tere hommikust kõik see pere. Ma ei planeerinud täna üldse vlogi alustada, aga elu on seiklus. Täna on esmaspäev, 15. juuni, esimene päev puhkusest. Ja mina otsustasin kell 5 õhtul, et mina lähen ka sinna Black Eyed Peasi kontsertile. Ma panin Kaisa podcasti tööle ja siis ta ütles kohe alguses, et tuleb Lauraga. Ja see oli kell 5 ja ma olin mingi, äkki ikka peaks ka minema. Et nagu mulle nende laulud meeldivad, ma olen nendega üles kasvanud, ilm on ikkagi normaalne. Why not? Ja siis ma vaatasin, mul tuttavad müüsid pileteid, sain odavamalt pileti. Nii et let's go, lähme siis täna Black Eyed Peasi kuulama. No selle parkimisega läks natuke halvasti. Ma võtsin selle riski ja mõtlesin, ma pargin linnahalli kõrvale. Ja täpselt, kui ma sinna jõudsin. Ma tegin ühe vahe, sõitsin läbi, vaatasin, et ei ole ühtegi. Ja siis kui ma jõudsin teise vahetuse, siis just üks auto parkis sinna. Ja see oli viimane koht. Nii et I missed it. Aga siis ma sõitsin siit Noblessneri poole, ma panen sinna kuskile. Siis poole tee peal ma sain aru, et käisin liiga kaugel. Ja siis ma pöörasin mingusesse lambisesse parklasse sisse. Ja siis seal oligi tegelikult Bolti ala. Nii et me olime kogepa parratusi ja õnneks oli üks koht alles. Nii et kõnnime siis hoppis sinna poole. Food video. Njam. No nii, kell on 2 öösel. Ma jäin muusikat kuulama ja tantsima. On nii. Ei saa ikka üldse puhatud. Selles mõttes, et ma ei saa ikka tantsust eemal olla. Mul on tunne. Isegi puhkuse ajal ma ikkagi panen hullu. Ühesõnaga, see kontsert oli väga tore. Väga mõnus, sai kaasa laulda, sai tantsida. I liked it. Ja ilm oli selles mõttes ju super, et ma olin täiega nagu mõelnud, et nagu ma arvasin, et tuleb sama nagu Justin Timberlake'i kontsert, et nagu ülivihmane ja kõik, aga nope. Vihmapiisad ei pääsenud meieni. Nagu kui me ära kõndisime, siis oli külm, aga nagu seal sees olles, ma ei saanud arugi, mis ilm on, mis tõttu see on kõige perfektsem ilm, kui sa ei saa aru, mis ilm on. Ilm, jah, ühesõnaga. Vot, nii et ma olen väga rahul, sest et nagu reaalselt ma ei ole väga selline impulsiivne inimene ja arvestades seda, et kell 17.40 ma veel tegin uinakut ja kell 6 ei olnud mul veel mingit piletit. Ja siis tund aega hiljem ma hakkasin meiki tegema ja mul oli pilet. Et selles mõttes mulle väga meeldib, et ma suudan ka olla nagu selline impulsiivne. Et ma ei mõtle kõike ette, mis on väga tore. Nii et jah, jälle üks bänd nähtud. Ja mul on sellest kahju, et My Humps ei tulnud oma õiges versioonis, vaid see oli nagu kuidagi sinna mingisse asjasse sisse segatud, et ma oleks tahtnud oma My Humpsi. Aga no, what can you do? Peaks magama minema, homme ma pean ikkagi natuke varem ärkama, küll ma siis seletan, mis homme toimub. Aga jah, ehk siis magama ja räägime hommikul. Tere hommikust, käes on teisipäev ja ma lihtsalt pidin hommikul kohe siia tegema väikse klipi. Ja ütleme teile, et vaadake mu näonahka. See on arm. See on arm. See on arm. Mul ei ole mitte ühtki aktiivset põnni. Ja oh my god! Elu on nii ilus siis. Täitsa vekkis. Ja ma mõtlesin, ma pean teiega jagama seda. Täitsa lõpp. Nii tore. Ma hakkan nüüd kohe meiki tegema. Ma isegi ei hakka hommikus sööma, sest et tegelikult ma räägin juba ära, mis me täna teeme. Ma ei hakka hommikus sööma. Sellepärast, et Kaisal on täna sünnipäev ja me lähme brunchile. Ja siis Kaisa kirjutas mulle hommikul, et võta bikiinid kaasa, et äkki läheks männikule. Nii et ma võtan kaasa. Ja eks siis näis, mis me täpsemalt teeme. Aga jah, sellised on tänast plaanid. Issand, kui tore suvel on see, et ei ole seda, et terve päev on täis mingeid asju, vaid ongi see, et sul on üks plaan ja siis ongi edasi rohkem midagi väga ei ole. Mis on nagu nii tore vaheldus sellele crazy'le perioodile, mis mul on sügisest
suveni või suve alguseni. Nii et hakkame sättima. Ma olen saanud ennast valmis. This is my outfit. Ja nüüd me lähme Kristiinasse. Võtame raha välja. Panen talle pildiraami sisse. Ja olen mingi breaking like in case of emergency. Ja mingid lilled ka ja siis lähme hommikuks sööma. Cheers! Võtame vlogist ka üle. Nagu mind häirib ikkagi see osa. Ma arvan, et see on minu pregnancy revealing outfit. Kui see kunagi peaks juhtuma. Ja, et ei ütle ära, kas on tülgumis. Kaisa ostab lõhna. Käisime Ulakas kaunitaris, ostsid endale toredaid asju. Juhei! Oh my god, let's go! Ma tegelikult unustasin vahepeal update'ida, et me ei läinud täna Männikule. Siis ma vaatasin, et ilm oli selline külmem. Päike muidugi paistis, aga siiski. Ja siis me selle asemel läksimegi New Yorkerisse, käisime Saaras, läksime Kremdale Kremmi, Kaisa sai lõhnaselt endale, läksime Ulakasse kaunitari, mina sain sealt mingeid asju. Ja siis tulime koju, siis me tegime väikse uinaku ja nüüd ma olen siin toimetanud ja tegelikult ma ootan, millal Kaisa siis kirjutab mulle, et millal nad koju jõuavad, et siis ma lähen nende juurde ja teeme mingit kokteili või mingit jooki ja lihtsalt naudime Kaisa sünnipäeva. ma esitan teile minu kööki. Ja nüüd? Wow! Ma olen jõudnud koju, kell on 1 öösel ja on aeg meid maha võtta. Ja ma pean lihtsalt mainima, kui mõnus oli tänane päev ja üldse see fakt, et mul on nüüd 2,5 kuud sellist nagu vabamat graafikut ja ma tunnen, et mul on seda nii väga vaja olnud, nii et ma naudin igat hetke. Ehk siis eks ma siis räägin teile, mis homme saama hakkab. Ühesõnaga, living my best life right now, sellepärast, et ma tunnen, et mul on nagu praegu terve maailma olla. Või nagu ma ei tea, kuidagi nagu nii vabastav tunne on, et mul ei ole mingeid kohustusi. Ja see on nii tore vahepeal. Don't get me wrong, I love my responsibilities, mulle meeldib stabiilsus, aga tore on vahelduseks, kui sul ei ole seda. Ma lähen magama ja räägime homme uuesti. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev. Täna ma lähen Meigikaisa juurde. Ta esmaspäeva õhtul ütles, et kuule, aga filmiks viimase podcast episoodi koos. Ja ma mõtlesin, et why not? Meil on nagu nii vaja catch up ida. Me kontsertile ei jõudnud nii palju. Nii et lähme filme. Ja see ongi mu tänane plaan. See sinine podi, nagu te näete siin, eks ju, teate, mis sellega oli või? Ma kunagi ju käisin seda, minust ma ütlesin selle kuskil vlogiga, et ma käisin proovimas seda New Yorkeris ja ma olin mingi, ta võiks natuke rohkem sinisem olla. Ja siis ma käisin Empire esinemisel ja siis üks tüdruk oli mingi, et Maarit, ma ostsin selle aega nagu, et ta ütles, et tal on see liiga ümber, et ta andis sellest mulle. Nii et nagu täpselt minu suurus. Ja tegelikult, it looks fire. Nagu see toob mu silmad esile, don't you think? Vaat, nii et jah. Aga ma lähen enne, toon ühe pudeli mingi, ma ei tea, võlumulli või midagi sellist. Lähen käin lotopiletid ära ja siis lähme Kaisa juurde. Nii, hakkame ka filmima. Njamma, nüüd on söögiaeg. No nii. Ma arvan, et meil läks podcasti salvestus väga hästi. Ma loodan, et teile meeldib see episood. Seekord olid võib-olla mõned natuke tõsisemad teemad, aga siiski me saime igast erinevatel teemadel arutada. Huvitav asi juhtus. Ma läksin Krissu piletit ostma ja siis oliks, et mul oli mingi 5 minutit aega, siis ma vaatasin, et see on see uus Douglas. Ja siis ma mõtlesin, et lähen vaatan ringi seal natuke. Ja ma näen, et seal on Estee Lauder või mis iganes. Ja minu lemmik foundation. See double wear. Läksin piiluma, vaatan, -40% ja ma olin mingi, holy shit. Siis ma olin mingi, kas minu tooni on, siis juba tuli see tädikene ja oli mingi, et no,
kas midagi on vaja, ma ütlesin, noh, vaataks seda tooni, oli minu toon olemas, aga hindu polnud, siis ma olin mingi, mis see maksab? Ja saate aru, see oli 36 eurot. Ja kes ei tea, kui palju see tegelikult maksab, see sõber, siis kaubamajas see on mingi 55 või midagi sellist. Notinos oli viimati, see oli mingi 2 aastat tagasi, kui ma selle ostsin Notinost, oli 41 soodukaga. Ja siis kui ma käisin, äkki see oligi, kui ma käisin Eurovisioonil seal Hispaanias, siis ma sain selle kuskilt lambipoest mingi 33 euroga või midagi sellist. Ja see oli nagu haige hind. Nii et Eestis saada sellesi 36 euroga on täiesti crazy. Võtame mingi maha ja lähme tuttu ning räägime homme. Tere päevast! Käes on mis päev? Eile oli kolmapäev, 4 päev. Ja mul on täna täiesti vaba päev. Ma hetkel suundun Free-Flow'sse. Lähen teen seal natuke tööd, viin mingid kostüüme tagasi. Ja siis tulen koju. Lähen Joosipiga õue. Pean monteerima täna video lõpuni. Nii et täna on selline mõnus kodune päevake tegelikult. Jab. No nii, tegelikult täna pidi siin olema mingi katuse laem mingi asi või tehitus, aga siin ei ole mitte midagi. Nii et ma olen siis siin. Ma esimese asjana vaatan üle meie selle hooaja lepingud. Võtan välja need, kellel on miskit veel lahti, aga jah, neid on päris palju. Need on ainult paberkandjal. Meil on enamus ikkagi online'is, nii et ja teeme selle ära, teeme mingid bronnid asjad ära, vastame kirjadele ja lähme teeme Olgast, mis on siis meie riietus või kostüümiladu. Lähme teeme seal mõne kastiga korda ja siis lähme koju. Kell on varsti 6 ja ma liigun vaikselt kodu poole, aga mul tuli mõte, et ma pole üliammu käinud seal Alko 1000 ja seal on ka ju see mööblimaja, see mingi asi, siis on Weekendi lao see mingi asi ka. Ehk siis lähme vaatame, kas me leiame midagi põnevat sealt. Ma läksin vist natuke liiale poes, nii et ma pean auto võtma ikkagi nendele hauli pärast. Ma mõtlesin, et ma lähen korra poodi. Ma tulin nagu mingi 40 euri võrra vaesemana sealt välja. Ma jäin kuidagi shoppama, sest teate, hooaja sees ma ei ole vist korda käinud poest, ma ostan nagu korraga asju. Ma ei mäleta, millal ma viimati nii palju toidupoeks läinud. Sellepärast ma lihtsalt ei käi poes niimoodi, et ma nagu ostaks pikalt mingeid asju ette või varuks. Aga lihtsalt ma pidin. Nii et ma teen teile väikse toidupoe hauli, kui te lubate. Ma ostsin pitsat, sest minul, ütlen ausalt, suvel on ülikeeruline, sellepärast, et suvel on nii palju asju toimumas ja tihtipeale, kuna ma teen süüa mitmeks päevaks, siis ülikeeruline süüa teha, kuna nii palju mingid üritusi asju, siis tihtipeale nagu lähed ära kuskile, siis see toit jääb seisma, ühesõnaga väga keeruline on suviti. Nii et ma mõtlesin, et ma natuke varun endale mingit niisugust manši-sööki ka. Ja päris hea hinnaga Margarita pitsa ja uus preemia. Preemia! Saate aru, jah? Lemmikud majapidamispaberid, eks ole? Siis Joosepi kassikausiks uued prügikotid. Võtsin ka friikaid suveks. Juhuks, kui on tarvis. Siis ma olen tegelikult pikalt mõelnud, et mul peaks olema selline asi, nagu võiks olla, et kui ma hakkan nüüd siin üks päev akraid pesema, mida mulle siiapani jõudnud, et siis mul on selline asi, millega nagu tõmmati ilusti. Nii et see. Siis ma ostsin üle aasta vist hommikuhelbeid, need padjakisin. Siis ma ostsin krõpsu, sest mul on kõik nii tühi ja seisutas mind. Need on mu uued lemmikkrõpsud, by the way. Siis ma ostsin üliainaga vatipatju. Siis ma ostsin sellise pesumasina puhastusvahendi. Siis uued svammid. Siis uued säilituskarbid. Mul on nii koledad juba mingid. Nii et siis ma kõndisin sealt mööda ja ma sain aru, et ma ei ole mingi aastaid söönud vist neid asju, aga ma ostsin 2 pakki kiirnuudeid. Just in case, kui ma tulen üks õhtu koju väga hilja ja ma tahan midagi manchida. Nii, muidu ma ei tarbi neid üldse. Torusiili. Siis ma ostsin baguette, neid baguette, mis iganes sajakesi. Siis ma ostsin 2 näokangasmaski. Ja siis ma läksin sinna siidri osakonda.
ja ma lihtsalt mõtlesin, mul võiks olla suvel väike nagu siidrivaru. Juhuks ka mingi õhtu, kus ma tahan siidrit. Üldse ei toeta siin alkoholi tarbimist, aga lihtsalt siider on minu arust nagu lihtsalt mõnus minu jaoks. I like it. Mulle lihtsalt maitseb see maitse, mitte see, et mingi hoiame purju, vaid lihtsalt mulle maitseb see maitse. Ma leidsin sellise Somersby Watermeloni. No ja siis minu lemmiku Pirni oma võtsin. Ja siis ma võtsin 2 pisikest õunaomaga. Ja siis ma käisin tõin Joosepi paki ära. Ma tellisin talle siis uued söögid proovimiseks. Ma praegu ta sööb seda mingit purina sensitive digestion, mingi niisuguse asju. Aga ma näen, et see maitseb talle. Aga mulle tundub, et ikkagi see pole nagu parandanud olukorda. Natuke on, aga ma arvan, et võiks olla veel parem. Ma tellisin ikkagi uued asjad proovimiseks. Uue krõpsu. Mul oli enam see Hilsi mingi ZT krõbinad. Aga väga paljud ikkagi ütlesid, et ma prooviksin seda purina gastrointestinal. Oota, ei. Oih, ma tellisin vale asja. Royal Canini gastrointestinali soovitasid inimesed. Oih. Järgmine siis on Royal Canini oma. Ja siis täpselt sama firma need konservid ka. Proovime neid gastrointestinal konservi asju ka. Vaat selline haul. Ma nüüd natuke manchin ja siis läheme Joosepiga õue. Kell on 3 öösel. Something. Ma just lõpetasin selle Dallas Texas Cowboys Cheerleaders selle saate Netflixist vaatamise 3. hooaja. Siis tuli välja teisipäeval ja tal on 4 päev või nüüd reede. Aga ikkagi vaatasin selle 3 päevaga ära selle 3. hooaja ja see oli nii hea. I loved it. Ja ma jään juba 4. ootama. Ja jätkuvalt soovitus, kes vähegi viitsib ja on huvi, siis tegelikult kunagi neil oli teine seriaal, kus oli rohkem nagu sellest auditioni protsessist, et seal on näidatud põhimõtteliselt üldse seda, et mis nagu sai neil hooajas nagu pärast seda, kui see tiim välja kuulutati, vaid seal oli rohkem see, et nagu iga episood oli 1 nädal nagu sellest auditioni protsessist. Et nagu, ma ei tea, see oli ka täiega põnev. Ja lihtsalt, ma ei tea, mulle väga meeldivad see Kelly ja Judy, kes on need coach'id seal, treenerid. Mulle nad väga meeldivad. Nad ütlevad asju väga nagu otse, aga see toimib. Nii et ma olen väga obsessed sellest saatest. Ja teine asi, mis ma tahtsin update'ida, on see, et ma olen siin aastaid rääkinud ja rääkisin ka selles Hilsi Campi videos, et on üks tantsija, koreograaf Alia Chanel, keda ma olen aastaid oodanud, et ma saaksin tema klassi minna, sest tema on põhjus, miks ma tantsin üldse Hilsi. Tema on see, kes on suunanud mind minu stiili teele, või nagu, et tema stiil on väga palju mõjutanud minu stiili ja ta on minu väga suur inspiratsiooniallikas ja ta tuleb sügisel sinna Helsingisse ühte campi. Ja siis mul oligi see, et nagu, et Pekki, ma ei taha septembrisse minna kuskile campi, sellepärast, et ma juba siis nagu pean ära jätma oma mingeid trenne, et nagu hooaja alguses see pole kõige parem, siis teiseks ikkagi see, et rahaliselt ma mõtlen, et ma tahaks ju seda sünnipäeva korraldada, et veel üks camp sinna kuskile otsa panna. See camp on, ma pakun mingi 300-400, pluss siis nagu ööbimine, pluss siis transport, et veits nagu tundus nagu mitte mõistlik. Ja siis tuli välja see ajakava ja Alia on laupäeval. Ja ma kirjutasin ja küsisin, et kas neil on ka 1 päeva passid saadaval ja nad ütlesid, et nad varsti annavad need välja. Nii et ma tegin otsuse, et ma küll terveks laagrisse ei lähe, aga ma lähen 1 päevaks siis sinna Soome laagrisse ja kohtun seal lõpuks oma iidoliga ja saan tema trenni minna. Ma olen nii elevil. Sellised update'id. Ma lähen nüüd magama ja räägime hommikul uuesti. Tere hommikust, käes on reede. Ja mul on täna lõpukaasel natuke kiirem päev. Ma lähen kõigepealt Free Flow'sse, mul on seal üks erakas. Siis ma teen tööd ja siis ma pean tripima Tarteki. Annabel lõpetab täna ja ma lähen õnnitlen teda. Ja siis ma lähen tagasi Free Flow'sse ja teen seal veel 1 eraka. Ja siis ma lähen Kaisa juurde täna. Chillime. Eratund on tehtud. Vaadake, kui cute ma täna olen. Ma ei tea, ma üritan nagu seda naiselikkust enda ellu rohkem tuua, sest ma tunnen, et ma igapäevaselt käin mingi dresside ja retuusidega. Aga selline väike seelik moment, ma just tegin tantsu, siis on need praegu edas. Aga üks lubadus, mida ma küll endale suve jooksul teen, on see, et kui ma käin kuskil trennis,
siis venitus on must peale seda. Mul on täna teine äratund veel, nii et ma teen peale teist äratundi venitushetke, sest et nagunii ka ei saa selle, kõik enamus inimesi laekuvad kell 8 sinna või peale seda ja mul peab 19.30, ehk siis mul ongi niisugune, ma arvan, 20 minutit aega, et lihtsalt venitada ja seda ma ka teen. Nii et teeme nüüd tööd. Väike update, ma ei jõudnudki tööd teha, sellepärast et ma sain kätte välikätte, kus on peal meie kevadkontserti esinemisvideod ja ma tõstsin neid niimoodi, kuna need olid nii suured failid, ma pidin neid siin nagu arvuti sees editima, et nagu lühemaks tegema ja et ma saaksin üldse siia. Nüüd ongi kell 15.34, ma plaanisingi 15.30 startida, nii et ma pean ka hakkama minema. No ei ole kõige paremad, selles mõttes, et on mingid klipid, mis on head, aga mingid klipid, millega mul ei anna midagi teha. Aga ma arvan, et ma suudan sellest midagi kokku panna. Let's see. Ja meie naabritel olid 2 chihuahuat ja nad hüppasid mulle rattakummi. Kell on 2.37. Ma jõudsin just koju. Kaisa juures oli nii tore. Ma olen natukene šüpsis, ma ütlen teile ausalt. Aga ma ei tea, nii tore õhtu oli. Ma võtan meegi maha, lähen magama. Ja ma tean, et homme ma saan päeval võtta päikest. Nii et lähme ruttu-tuttu. Et saaks välja puhata, et ma saaksin hommikul lihtsalt päikse käes mõnuleda. Nii et hea tööd ja räägime homme. Good morning. Käes on laupäev. Õues on nii soe. Nii mõnus. Ma lähen hetkel Simona juurde. Tema kiisud Pipat toitma. Ma loodan, et see läheb hästi, sest et Pipa on siin mulle vahepeal andnud väikse puaka. Et ta võib-olla, et ma ei ole võib-olla kõige suurem. Et tähendab, mina ei ole tema ei ole minu kõige suurem fänn. No. Ja lähen vaatama, kas see läheb. Ja siis ma lähen taksi koju. Ja ma hakkan päevitama täna. Ja õhtul ma lähen Beatrice'iga esinema Elvasse, kui ma ei eksi. Nii et lähme siis vaatame üle need esinemised. Ja eile õhtul mul tuli üks kommentaar. Vaadake, ma olen siin praegu need 5 päeva olnud nagu ülihäas energias ja ma tunnen, et vaikselt tahab nagu universum ikkagi mulle mingeid asju visata kodaratusse, et ma kuidagi moodi reageeriksin, ma tunneks ennast alasti. Ja eile õhtul, see on nii lampada nagu ikkagi, ma ei saa aru. Keegi kirjutas mulle video alla kommentaariks, et see peapael, mida ma kannan kodus, see on nii ratchet. Nii, nagu see ongi minu kodune see pael for a reason. Nagu ma panen selle siis, kui ma eemaldan meiki, väga vahet ju ei ole, milline see välja näeb. Nagu, kas vähe suva ei peaks olema või nagu, ma ei tea, ühesõnaga inimesed on nii heidrad, ma lihtsalt emapäeva ja siis ma üritangi mingi, et ma ära solvi, kas veel, nagu täna hommikul mul oligi see tunne, et kuidas teha nii, et mind ei kotiks, mida inimesed ütlevad. Kui ma saaks selle kinni vajutada endas, et nii, I stopped caring, elu oleks nii palju lihtsam, aga mind kotib nii nagu kõik, nagu reaalselt kõik kotib ja nagu see on nii raske vahepeal, sest ma nagu mõtlen asju üle, ma mingid olukordi mõtlen nagu enda jaoks hulemust, kui need tegelikult on või nagu ma ei tea kuidagi inimeste asjades ma mõtlen kuidagi üle. Ühesõnaga, I don't know. Tere, Pipa! Ma natuke kardan sind, aga ma leidsin vist lahenduse, et ma olen selle pulgaga siin eemal ja siis tutvume. Mega tei! No nii, ma olen valmis saanud ennast. Ma lisasin täna sellist nagu roosakumat värviga juurde, et ikkagi nagu selline suvine look. Ühesõnaga, ma nüüd lähen kõnnin Liisu juurde ja siis me lähme autoga Elvasse. Jätsepaus. Ülihea jätis. Pood number 2. Liisu sai oma jääkohvi. Life is good, life is beautiful. Juba.
tegelikult on hea mõte ka mingi pursõna ohutuse mõttes, ma üle arvan, hüppama ja me ei esinenud, aga me sõidame rõõmsalt tagasi koju. Kui midagi siit täna me saime, siis me saime sõita Elvasse, võtta seal tasuta praadi ja see oli meie tänane road trip. fantastika. I know, right? Ja siis lähed Stepristi. Stepristi. Keeruline. Nüüd uuesti Stepristi. Pöörad. Ma olen kodus, kell on 3:08 ja jooseb. Täiesti mõttetult tehtud meik ja soeng ja kõik. Teate, see õht oli täiesti õudne, nagu selles mõttes, kuidas see kõik eskaleerus. Ma räägin teile sellest käest homme, sest tegelikult see ei ole ainult see eilne või tänane õhtu, vaid meil on olnud ka üks sarnane olukord aastaid tagasi. Ja ma kunagi ei rääkinud sellest, aga ma räägin teile homme kõigest. Sest see vend ei ole normaalne ja apparently ma olen tema jaoks nüüd kuri tantsutüdruk. Sest et ma siin väike kontekst juba kirjutab niimoodi. Kuulake nüüd. Jäi silma Beatrice'i postitus. Mina pidin omalt poolt tegema ajakavas muudatuse. Iga normaalne artist saab sellest aru. Võib-olla sai ka Beatrice. Kui ma luban minna enne uue live algusaega artisti juurde ja 20 minutit enne seda tuleb mingi minu jaoks täiesti suvaline Beatrice'i tantsutüdruk mind DJ pultis sõimama, no siis tõesti rohkem pole mul miskit kommenteerida. Beatrice koos oma kurja tantsutüdrukuga meie üritusel enam ei esine. Nagu see on nii huvitav, sest et see teine neiu, kes meiega kaasas oli, on minu õpilane ja ta ütles, et ta pole mind kunagi nii kurjana näinud. Ehk siis ma ei ole selline inimene ja ma ei läinud sinna DJ pulti kohe kindlasti teda sõimama, aga sellest ma räägin kõigest homme. Lihtsalt see on nii huvitav, et inimene tõstab su peale häält, mille peale ka sina tõstad häält ja oled nagu sa ei ütle mulle nii ja palun mine räägi inimesega, mille peale mind sõimatakse läbi ja siis ta paneb story'sse, et mina läksin teda sõimama. Ühesõnaga, see on väike see nii-öelda preview sellest, mis ma kõike teile homme räägin. Aga jah, ühesõnaga, ma lähen magama ja siis teie jaoks siis paari hetke pärast ma räägin teile kogu sellest teemast. Tere hommikust, käes on pühapäev ja räägime siis kõigest. Esiteks räägime üldse sellest, et ma olen praegu täiesti sassi ajanud kõik kuupäevad. Esiteks ma arvasin, et täna on üks jaanitüli, kuhu ma tahaks minna. Ja siis ma helistasin Kaisele, ma ütlesin, kuule, ei veits jamastan, et tahtsin öelda, et äkki peaks filmi täna ära jätma minema otse jaanitüli, sest ma arvasin ka, et jaanitüli hakkab kell 9 ja tegelikult 7. Ja Kaisa mingi, see on ju homme tegelikult. Nii et ikkagi saame siin ilusti minna. Teiseks ma sain ühe esinemispakkumise ja öeldi, et 24. juuni. Ja ma kogu aeg peas olin, et see on teisipäev. Ja siis ma saingi sellest teada reedel ja ma olin mingi, oh my god, nii vähe aega, nii mitu tantsu, nagu, et ma ei tea, kas ma jõuan. Ja siis nagu ma üritasin seal chatis ka nagu olla mingi, et paneme ruttu paika, sest ma kardan, ma lihtsalt ei jõua õppida ära nagu 2 päevaga selgeks asju. Ehk siis tegelikult ma olen nüüd üks lisapäev. Täna selgus, et 24 on kolmapäev, mitte teisipäev. Ma ei tea, kuidas ma neid panga panin. Aga jaa, ühesõnaga, räägime siis sellest, miks me ei läinud Elvas lavale esinema. See story tegelikult läheb tagasi paar aastat. Ma räägin sellest natuke hiljem, aga jah, ma siis ei rääkinud sellest siin, sest ma ei teadnud, kas see on eetiline ja lihtsalt see oli nagu veid šokeeriv, et meil lootusmaastikul sellised olukorrad üldse eksisteerivad. Aga apparently peab rääkima. Ütleme nii, see korraldaja, ma mitte ühtegi nime ei ütle, ise panete pildi kokku. See korraldaja on tegelikult olnud juba ammu nii-öelda mustas nimekirjas meelelahutusmaastikul, et enamus artistid ei tee temaga koostööd. Temast on nii palju räägitud tegelikult. Aga meil on läinud niimoodi, et meil tegelikult on läinud nagu enamasti nagu hästi tema esinemistel, aga siis ükskord läks minu jaoks üle piiri. Aga ma räägin sellest veel hiljem. Ühesõnaga, me sõitsime jälle siis Elvasse 2,5 tundi. Jõudsime sinna ja põhimõtteliselt esimene asi, mis korraldaja ütles, on see, et te peate hiljem lavale minema. Et üks teine artist on, kellel on hoopis uus keika, või noh, mis uus keika on, teine keika on peale seda
jaanituld, et tal on vaja vahetada. No siis me seal hakkasime natuke vaidlema, vaata, kuna mul oli juba temaga nii halb situation olnud kunagi sarnase asja pärast, siis ma ütlesin, et see ei ole okei. Me tuleme Tallinnast kohale, meie aeg pidi olema 22.30. Me jõudsime mingi äkki kell 9 sinna, et 1,5 tundi veel ootame. Ma oleks pidanud minema lavale 23.30. See ei ole okei. Sa räägid nendest asjadest varem, sa üldse küsid, kas see on üldse okei. Äkki Patrice'il oleks ka olnud mingi uus esinemine kuskil. Kõige pullim on mis seesama inimene, kellel pidi olema siis teises kohas keika. Tal ei olnud seda. Ta tahtis lihtsalt sõbra juurde minna. See tuli välja lihtsalt tänu sellele, et Eestis artistid räägivad oma vahel ja tuli välja, et eelmises kohas enne seda jaanipäeva oli siis öelnud seda, et ta läheb sõbra juurde. Aga jah, see kogu draama algas sellest, et see ajaline muudatus. Nii, ma nüüd ei taha nii detailidesse laskuda, aga lihtsalt oli kokkulepe, et ainult siis lähme lavale, kui tasu on enne. Sest nagu kuidagi moodi peab vastu tulema, nagu meile ka, et me oleme nõus ootama veel kauem seal. Et nagu meie aeg ka maksab. No siis ta ütles, et muidugi saab. Ja vaata, mulle ei meeldi katteta lubadused. Kui sa ütled mulle midagi, siis you better do it. Siis me ootasime seal, siis kell oli 11 juba, siis ma olen mingi okei, et me tegelikult peaksime hakkama varsti valmistuma. Et meil oleks vaja ju riidesse panna, et kus ta on. Nii, siis hakkab see helistamine pihta. Et tuled siis või? Siis ta on nagu, et jaa, ma kraabin selle raha kokku. See ei ole kunagi hea märk, kui ta kraabib raha kokku. Ootame veel. Siis ma ühel hetkel läksin piiluma, et kus ta siis nagu kraabib seda raha kokku. Ja veid lihtsalt chillib teiste veedudega seal kuskil. See küll ei näe välja, nagu see praegu kraabiks raha kokku. Nii, siis Patrice helistas uuesti. Jällegi. Ütleb, ja ma kohe tulen, et ma kohe kukun raha kokku. Vaatan, DJ puldi juures. Siis ma olin mingi, et see küll ei näe välja, nagu sa oleksid meile valmis hakkama tooma raha, et me üldse esinema tuleks. Et nagu see kõlab nagu, et ta arvab, et me lähme lihtsalt lavale, et midagi nagu, et meil nii-öelda pole nagu midagi muud teha. Mis mind tema puhul täiega häiris, oli see, et ta kohe katsus. Ta kohe tuleb mingi kallikene tibukene. Tema võttis, see on üks asi, millest siin on nii palju tahke. Ühesõnaga, tema jaoks on kõik naised ja kõik me oleme nagu mingid tibukesed ja tüdrukukesed ja ta arvabki, et meiega on okei nii käituda, ta võtab meid kui lapsi. Sest et nagu, mis ma panin tähele, et nagu kui me istusime ja oli mingi pingelisem olukord alguses näiteks, siis ta tuli nagu Patrice'ile nagu sinna silmakoha juurde, nagu et ala kui tema seisab ja Patrice istub, siis ta laskus Patrice'i nagu silma kõrgusele, et rääkida midagi. Et seletada ära mingit asja. Ja see on ju taktika, mida kasutatakse laste peal. Et kui sa tahad, et neile info kohale jõuaks, et see on viis, et sa lähed nendega samale nagu levelile. Et nagu seda on ju näha, et ta räägib meiega kui lastega ja üldse need rõvedad kommentaarid. Ja oligi see, et ma nägin, et ta kogu aeg tahtis nagu Patrice katsuda. Kogu aeg oli mingi käsi igal pool. Ma olen mingi, oh my god, ära katsu, nagu, mis sul viga on. Ja kuidas see siis eskaleerus? Oli see, et kell oli juba 23, ma ei tea, 20. Ma olen mingi 10 minuti pärast, ma pean minema juba lavale. Et ma lähen otsin üles ja lasen tal nagu tulla sinna. Et nagu ta ei tulnud nende kõnede peale sinna taha. Ta lihtsalt chillis selle ees. Siis ma olengi nagu, et kas ta arvab, kuidas ta arvab, et see laheneb. Nii. Leidsin ta siis sealt DJ puldi juurest üles. Ütlesin, et kuule, et palun tule räägi Patrice'iga. Siis ta oli mingi, et umbes, et mis, et ta oli nii segaduses. Ta ei saanud aru, millest probleem on. Siis ma olen mingi, et teil oli kokkulepe, et palun tule räägi, et me peame ju kohe lavale minema. Siis ta oli mingi, midagi seal mögises, ma enam täpselt ei mäleta, aga ta ei saanud aru, milles probleem on. Ja siis ma ütlesin talle, et sa saad ikka aru, et me ei lähe lavale, kui sul ei ole tasu maksnud. Ja selle peale ta flippis. Ta tuli sealt DJ puldi tagant välja, oli mingi, sina ei tule ülbama minuga. Ma olen mingi, kust otsast ma ülban? See oli teie kokkulepe. Sina ei tule ütlema mulle, ta tuli mulle ikka nagu väga lähedale. Sina ei tule ütlema mulle, mis tantsutüüruk tuleb ütlema mulle. Siis ta oli mingi, kes sulle tööd pakub? Mina pakun sulle tööd. Ma olen mingi, ei, mulle pakub Patrice tööd, mitte sina.
keegi ei telli Petrissi mitte kuskile. Mida sina arvad endast mingi tüdruk? Ma olen mingi, oh my god, who do you think you are? Ja siis ta hakkas seal karjama mu peale. No siis ta hääletämel tõusis, siis ka minu hääletämel tõusis. Mina ei alusta. Mina läksin sinna ütlema, et palun tule räägi Petrissiga. Ma ei läinud sinna peale. Mida sa teed? Nothing. Muidugi tema väidab, et mina tulin kohe räuskama ta peale. Which is not true. Ja siis me seal vaidlesime. Siis ma üritasin talle seletada. Ta ütles lõpuks meelde, et aga ärge esinege siis. Paneme kinni. Umbes mingi putka kinni. Pidu läbi. Ärge esinege siis. Minge naaksu ja minge minema. Siis ma olen mingi, aga palun tule ütle Petrissile seda, mitte mulle. Palun ütle sellele artistile, et sa ei taha, et esineksid. Mitte mulle. See, et sa praegu ei tulnud sinna taha, ongi põhjus, miks me siin oleme. Sa lihtsalt ignoreerid. Sa ei olnud valmis confrontation. Mis iganes see sõna on. Et nagu, mida sa mulle praegu siin raskad seda kõike? Ja siis, mis mind nagu tohutult häiris, oli see, et sellel hetkel seisis seal DJ-puldi kõrval 2 meest. Ja nad ei sekkunud. Nad nägid, et olukord tegelikult on üle piiri läinud. See, kuidas ta minusse suhtub, nagu kuidas ta minu peale karjub. Ja nad ei ole mitte midagi. Ühel hetkel ma pöördun nende poole, ütlen nagu, härrad, palun öelge ka midagi. Palun öelge teie selle sama lause, mida mina ütlen, sest mulle tundub, et ta mind ei kuula. Siis nad lihtsalt vaatavad mind niimoodi. Ja siis üks vend, nagu ma üritasin talle öelda, et palun ütle talle saada sama lauset, mida mina ütlen praegu. Sellepärast, et ta lihtsalt karjub mulle vahel, ütleb, et mingi minema. Siis mees on mingi, kas sa oled ta manager? Ma olen mingi, ei ole, aga nagu, kas Beatrice oleks pead tulema sinna ette küsima, et kuule, tuled siis taha või? Et nagu, lahendame selle asja ära. Ei, keegi meist 3 peab minema. Obviously ma lähen, sest nagu mis mul kaotada on. Ja ma ei läinud ju selle pondiga, et mingi, ma olen nüüd valmis hullult mingi vaidlema. Ma tahtsin öelda, et palun tule sinna taha, et sul oli ju kokkulepe, et Beatrice ei saa sind kätte, sa lihtsalt ignoreerid teda. Ja siis lõpuks see vend tahtis mulle turva kutsuda. Siis mingi turva, umbes, et ta mind välja viskaks. Hästi tore. Siis ma nagu flippisin, ma lihtsalt käisin minema, ma olin mingi fuck that shit, we are out of here. Ja läksime sinna taha, siis tuleb see üks meestest järgi, kes küsis seda manageri, siis ta oli mingi, räägime korra läbi, mis see probleem on. Noh, ja siis ta üritab seletada selle Beatrice, et mis meie olukord oli, siis ta seal mingi okei, et ta läheb räägib, et veits fucked up situation, ja siis tuleb see korraldaja karjuda, et ma kuulen juba, kuidas ta on mingi hääletämbar on juba nii palju kõrgem. Tuleb sinna, nii need asjad ei käi mingi, sa pead vastu tulema, sa oled artist. Meil oli kokkulepe, et me oleme kauem ainult siis, kui mingid asjad on tehtud. Ja kui need ei ole tehtud, siis obviously meid lähe lavale. Ja oi, kuidas me selle karjusime. Tema point oli ka see, et mina, kui tantsutüdruk, tulin temaga rauskama sinna, et saadad oma tantsutüdruk. Ühesõnaga, ta ei saanud sellest nagu lahti. Et ta oli nii nagu šokeeritud, et ma tulen talle nagu midagi ütlema üldse. Ja see on crazy, kuidas üks mees arvab, et niimoodi on okei naistega rääkida, nendega käituda. Ja see lõppeski sellega, et me lihtsalt tulime ära sealt. Ilma esinemata. Sest see ei olnud kokkulepe. Ja lõpuks saimegi teada, et ega seda raha ei olnudki. Ehk siis ta terve aeg lihtsalt ütles, et ta toob, aga tegelikult tal ei olnudki plaanis tuua. Ja ta arvaski, et me vist lähme lavale niimoodi, et ta ütleb, et siin on Beatrice ja me kõnnime sisse. Ja miks mul on temaga see hoiak on see, et paar aastat tagasi me olime Tartus ühel tema show'l ja see oli veel nii, et meid oli 4 tantsijat, see tähendab, et me peame natuke rohkem nagu mingit lisaproovi tegema ja meil oli vaja lavaproovi teha ja me olime mingit, et teeme seda enne soundchecki, et see oli vist kuidagi niimoodi, et niigi tuli päris pikk nagu aeg seal, aga et ala uksed avati vist mingi sutsu peale 5 või midagi, või 6, midagi sellist ja meil oli esinemine algselt vist 21:30 midagi sellist oli ja siis oligi see, et me läksime enne uste avamist sinna, et saaks nagu 4 laval läbi proovida. Ehk siis meil oli reaalselt start mingi kell 1, me jõudsimegi vist mingi kell, me jõudsime mingi enne 5 või ma võin isegi vaadata teile, äkki mul on nagu video proof, et mis kell me kohale jõudsime. Ja siis te saate aru, miks me olime närvis. 15:58 me igatahes sõidame, 17:41 oleme siis seal esinemispaigas. Ehk siis see tähendab seda, et 6 avati uksed ja 21:30 pidime minema lavale. See tähendab seda, et me juba eos pidime seal olema 3,5 tundi nagu ootama. Päris palju on see juba. Nii, ja kui me hakkasime sinna sõitma,
siis helistab korraldaja, ütleb, et on üks artist, kes ei soovi minna viimasena lavale. Et peame vahetama. Et nüüd on teie uus aeg vist oligi, et 00 või? Või 23.45 või mingi njuke, et nagu kõige viimane. Siis me olime, et mis asja, et me oleme niigi nagu enne uste avamist sinna. Me oleme niigi nagu nii palju kauem seal. Me ei lähe öösel lavale. Nalja teete või? Ja siis jõudsime sinna. Siis me hakkasime seal nagu vaidlema. Ja keegi polnud nõus öösel minema. Et nagu kuna see artist oli niivõrd palju suurem ka teistest, siis nagu see tundus nii loogiline, et nemad lähevad viimasena. Siis juhtus see, et see mees, ta flippis. Ja seal Tartus oligi siis see, et ta sõimas meil täiesti näod täis. No see oli ikka next level. Eilne ei olnud veel nii hull, aga see oli nagu niuke, et mingi, mida kurate, mingid noored, mingid arvates siin mingid niimoodi räuskas seal. Karjus meie peale, see oli jõudne. Ma kahjuks, kuna see oli 3 aastat tagasi, ma enam ei mäleta, mis ta kõik ütles. Aga see oli jõudne. Ja nii kahju, ma filmisin ka seda, aga liiga hilja. Ma filmisin juba siis, kui ta läks ruumist ära ja siis ta eemal nagu räuskas mingeid asju. Ja kui sa juba eemalt kuuled, et see hääletor oli nii kõva, siis kujutate, mis ta tegi samas ruumis, kui me olime nagu seal. Ja. No see oli ikka crazy. Ja lõpuks me läksime vist mingi kell 10 midagi sellist lavale, et vist ikkagi kuidagi nii ei läinud päris. Aga jaa, mulle meeldis see, et tollel õhtul, kui ta oli ära räuskanud meie peale, siis ta tuleb niimoodi, toob kõigile törli ja tuleb, paneb mulle käe õla peale, ütleb, aga niimoodi teiesugused tüdrukud õpivadki siin. Niimoodi, jah, siin meelelahutusmaastikul. Nagu ta võttiski meid kui lihtsalt mingid lambiseid tšikke kuskil, ma ei tea, ühesõnaga, see on nii rõve ja muidugi siis, kui mängu tulevad mehed, siis ta tõmbab tagasi. Siis tal on vist junjahe, mul on tunne, sellepärast, et eile meil ei olnud tegelikult mehi mängus, oli vaid meie 3. Vahele tulid turvad. Meil ei olnud ühtegi meessoost isikut. Turvasid ta kuulab, meid ta ei kuula. Seda on nagu näha, et ta ei kuula naisi. Mul on hea meel, et me seisime enda eest. Ja mul on hea meel, et ma ei lase kellelgi öelda üksid asju. Avesti ta ütles, aga nagu, et ma ei tee niimoodi nagu, et see on okei, vaid ma ütlen vastu. No esiteks ka see, et see back ei olnud isegi back, vaid see oli nagu sinna said igaüks sisse tulla. Nagu igaüks, see oli nagu uksed olid igal pool lahti, mingid silte polnud ees, mitte mingid turvat ei olnud ees, ehk siis igaüks sai tulla sinna. Ja see, et kus meil oli see karjumine, ma nägin, et inimesed seisid seal backi juures ja nägid ja vaatasid pealt seda kõike. Ahaa, Elu24 tuli postitus. Ta ei ole A-kategooria staar, et niimoodi. Selle korralda kommentaar on siis, et Beatrice on süüdi. Kõige pullim on see, et see vend andis siis mingile Elu24 kommentaari. Tema sõnul peaks iga normaalne artistilises olukorrast aru saama. Tema väitel tuli enne seda, kui ta jõudis Beatrice juurde minna, üks Beatrice'i tantsijatest DJ-pulti teda sõimama. Esiteks, Beatrice helistas talle, iga kord ütleb, ta kohe tuleb, näen ikka chillib inimestega, ta kohe kindlasti ei plaaninudki tulla sinna taha. Teiseks, ma ei läinud teda sõimama, jätkuvalt ta paneb praegu nagu, ta praegu valetab, sõna otseses mõttes, sest ma ei läinud sinna pulti ja on mingi, mida sa siin mitte midagi. Ma tulin talle ütlema, et palun mine räägi Beatrice'iga. Teil oli kokkulepe. Aga lihtsalt nagu, kuidas ta valetab praegu nii haigelt, see on täiesti insane. Nii, ma sain ennast vahepeal valmis pandud. Liigume taas siis täna Simona isu juurde. Peale seda ma lähen Free Flow'sse. Meil hakkavad siis täna proovid. Et siis kolmapäeval meil see jaanituli, me esineme Sandraga. Ma kunagi ammu esinesin temaga viimati, siis kui meil oli see hip-hop festival. Nii et ma mingi 2 kava tean vist, kui need just muudetud ei ole. Aga ma pean need meelde tuletama. Ehk siis täna on meil proov ja siis algselt meil oli plaanis ka asjaga minna sinna jaanitulele, aga me läheme sinna homme. Aga mis meil oli veel algselt plaanis, on see, ja mida me teeme ka, on see, et me lähme seda Michaeli filmi vaatama. Kaisi on seda juba näinud, mina ei ole veel. Aga ma väga tahan näha. Nii et lähme õhtul kinno ja siis koju. Sujuvalt on kell saanud 1 öösel. Ma ei tea. See tänane päev oli nii veider.
ja mul tegelikult tuli paar detaili veel meelde, nagu, aga mu peas ongi see, et kui teie seda videot näete, on sellest teemast juba ammu aega möödas, eks ju. aga siiski samas jätkuvalt ma vihkan ebaõiglust siin maailmas. Me oleks võinud teha nägu, et on okei minna lauale esineda ilma kokkuleppest kinni pidamata, ilma tasuta. Me oleks võinud seda kõike teha. Aga me valisime mitte seda teha. Ja ma arvan, et üks asi, millest ma ei loobu mitte kunagi, on see, et kui ma näen kuskil ebaõiglust või seda, et keegi käitub kellegagi valesti, ma pean ütlema midagi. Ma ei suuda lihtsalt pealt vaadata. Ilmselgelt nagu näha, siis mõned inimesed suudavadki veel valetada ka takkaotsa, aga I'm not that person. Üks detail siia korra vahele, mis mul meenus, oli see, et kui me istusime autosse, siis Turva tuli meie juurde, ütles, et okei, mis te küsisite selle esinemise eest? Siis Beatrice ütles oma summa, ta ütles, et aga teeme sellise summa, ma lasen teil selle kokku krappida, mis ei olnud isegi, see ei olnud õige summa, see ei olnud topeltsumma, see oli nagu vähem sellest. Ja Beatrice oli mingi, et ei, et see on, asi on põhimõttes nüüd. Nagu asi ei ole enam summas, vaid asi on põhimõttes. Ja selle peale ütleb Turva, et nojah, et ütlen ausalt, ega tal vist seda raha ka ei ole. Ja nagu sellest nii naljakas, et tema väidab siis jätkuvalt see korraldaja oma storydes, et temal oli see raha olemas ja tema tuli sellega, lasi baarmenil tuua selle raha ja või mida iganes. Seda raha mitte kunagi ei olnudki. Never. Ja me ütlesimegi, et ei tee. Ja selle peale ütles Turva, et ta saab aru ja ta teeks ilmselt sama nagu meie. Ta kirjutas Beatrice'ile ka kirjad, et tal oligi terve õhtu ainult minuga probleem, et mina olen üks uss ja ülbik. Äge. Nagu inimesed, kes teavad mind, nagu I am not that person. Ja nagu ongi see, et ma ei karju inimeste peale. Never. Never. Mitte kuskil. Ükskord aastas tõstan häält võib-olla Joosepi peale, kui ta teeb midagi väga-väga paha. Aga minu sees ei ole seda ja see fakt, et mu õpilane ütles, et ta nägi mind esimest korda karjumas kellegi peale. Ja ta on minu õpilane olnud mingi, ma ei tea, 5 aastat vist. See näitab nii mõndagi. Et nagu ma peegeldan inimese käitumist. Lihtsalt jah, see ebaõiglus ajab mind tohutult närvi. Tohutult. Ja ma olen terve päeva lihtsalt vastanud kirjadele, tegelenud sellega ja ma tunnen, ma olen jälle selles energias, kus ma olin aastaga tagasi, kui mul oli see rahakoti teema. Ja see on nii jõudnud, ma nagu ei soovi nendes asjade sees olla. Aga minus on paratamatult see maailma parandaja nagu mis iganes asi küljes, et ma tollel õhtul otsustasin seista meie eest. Apparently I'm the bad guy. Mul reaalselt üks tuttav kirjutas talle, sest ta teadis tema sõpra ja kirjutaski, et ta ei usu sellist olukorda, et see tundub väga kahtlane ja kõik need laused, mis ta talle vastu kirjutas, nagu see vend. Nagu see ütleb ju kõik ära, kuidas ta suhtub. Ta kirjutab oma avalikus pöördumises, et mingi pihv ja ma ei tea, mingi lambine pihv ja ühesõnaga, no minust ütleb nii mõndagi selle inimese kohta. Räägime natuke positiivsemal toonil, me käisime ju Michaeli filmi vaatamas. See oli nii tore. Nagu tõesti, see sarnasus, mis tal on Michaeliga. Mõne nurga alt ma olin mingi, see oli Michael praegu. See oli praegu Michael, mitte Jafar. Täiesti crazy. Ja no obviously ka minul tekkis nüüd see, et tahaks nüüd Michael Jacksoni laule kuulata ja ma lähen nüüd sinna sisse ja muidugi ma praegu scrollisin siin, sellepärast võib-olla kell ongi nii palju ja ma alles nüüd räägin teiega, et ma jäin scrollima, uurima Michaeli kohta rohkem ja selle Jafari kohta ja noh, ühesõnaga. Võt niimoodi lõppeski minu esimene puhkuse nädal. Aga jätkuvalt, ma olen väga proud, et ma seisin enda ja meie eest ja ma teen seda igavesti. Igavesti. Ma ei lase mitte ühelgi mehel rääkida ühegi naisega nii mitte kunagi. Kui mind tembeldatakse tänu sellele ülbeks tantsutüdrukuks, no siis ma võtan selle tiitli auga vastu. Vähemalt ma tean, et ma seisin enda ja üldse meie terveseltskonna eest. No loodetavasti järgmine on meil natuke parem seis. Teeme väikse treileri siis järgmisse nädalasse. Ma praegu vist vlogingi nii, et niimoodi nädala kaupa esmaspäevast pühapäevani. See on täitsa tore. Ühesõnaga järgmisel nädalal on nii, et ma saan ise ka Jaane minna nautima. Eile sain ka tehniliselt niivõrd kuivõrd, aga saan minna Jaane nautima minna.
Siis meil on esinemine Sandraga seal jaanitulel. Tuleb see tore asi, mul on jälle Kriti ja Simonaga väike istumine. Seekord on meil siis tegevuseks need charcuterie board või mis iganes need on. See, kus on see suur nagu puidust laud ja seal peal on igast mingid, ma ei tea, juustud, küpsised, viinamarjad, aga see on nagu äge. Kaisa korraldab ühte üritust enda juures, tahaks sinna minna. Siis üks PR-üritus on, kuhu ma tahan minna. Aga ma lähen siis magama ja loodetavasti järgmine nädal on mul teile juba midagi palju toredamat näidata. Nii et aitäh, et vaatasid ja näeme järgmises videos. Bye!